tere! Mina olen Kellu ja täna proovime sellist müslit nagu on puuviljamüsli ja see on müügil Prismas. Selline suur pakk ja vaatame kohe, kuidas ta maitseb, mis sellest arvata, mis seal koostises on ja paneme sellele hinde ka. See tundub välimuse järgi selline suur säästupakk, 1 kilone. Korralik, nii et kui koju ostad, siis äkki paariks päevaks ikka jätkub ka. Aga teeme lahti. Ta niimoodi küll ei tule. Okei, ma leidsin kodust ühed väga vanad lapsekäärid. Ma arvan, need olid vist minul siis, kui ma olin pisikene ja käisin lasteaias või koolis. Nii, ja sükene täitsa siiamaani täis. Hästi lõhnab. Okei. Nagu sa näed, siis siin on igasuguseid huvitavaid asju. Ja siit paki pealt võib lugeda, et siin sees on nii, kus oli? Puuviljad, rosinad, röstitud banaanitükid, kuivatatud tatlitükid ja maisihelbed, suhkursool, eks ju, ja siis oder, rukihelbed. Selline hästi lihtne müsli, kus juures siin on suhkrut ka sees, niisugune huvitav. Nii et aga vaatame, kuidas maitseb ta näiteks keefriga. Mul on üks väike tilgake seda siin järgi. Ma just panin endale täiega palju seda müslit, mul on tunne. Seda võiks süüa jogurtiga ka, on ju, aga minul kodus oli keefir. Nii, maitseme. No kui sa oled toorpudru fänn, siis siuksed nagu kaerahelbed ja odrahelbed ja siuksed nagu nisuhelbed hakkavad sulle kõige rohkem siit silma. Siis sa tunned natukene hamba all krõbisevaid maisihelbeid. Ma leidsin praegu 1 rosina siit seest. Ja siin on niisugused seemneid ja kuivatatud banaane ka, nii et põhimõtteliselt ta lubab kõike seda, mis ta lubab, leiab siit ka. Aga ta ei ole siuke gurmee või eksklusiiv, et ta on pigem, ma arvan, läheb heaks siis, kui sa paned teda sööd, ma mõtlen, koos jogurtiga, ehk siis paned jogurtit siia peale. Võib-olla paned ise mõne kuivatatud või värske marja siia. Ta on siuke väga hea baas või põhimusli, mis on suhteliselt mageda maitsega. Siukene üsna lihtne. Ja siin sa võid oma fantaasia lendu lasta ja mõelda siis, mida veel saaks panna siia, et see läheks selliseks mõnusaks. Nii, siin sees on 363 kilokalorit, nii et ta on päris siukene kaloririkas. Siis on siin rasva 6,6 grammi, ei ole üldse paha. Külastunud rasva vaid 2,4. Siis süsivesikuid 60 grammi ja sellest ainult 8,1 on suhkrut, väga hea tulemus. Siis on kiudaineid 9,8 grammi 100 grammi kohta. Ehk siis kõik need helbelised siin annavad meile kiudaineid ja kiudained puhastavad organismi, tõmbavad soolikaid puhtaks ja tekitavad täiskogu tunde, nii et see on väga hea. Ja siis lisaks veel 11 grammi valku 100 grammi kohta, nii et ma arvan, et pähklid siin aitavad seda üles lükata valgukogust. Aga muidugi konkreetselt, vaat sa ei tea, kui palju siin selle paki sees on, et eks ta mingi suur segu on, mis siia on pandud, nii et aga selles mõttes mulle hästi selle koostis meeldib, ta on nii lihtne.
lihtsuses peitub tihtipeale asja võlu, eks ole. Sükene. Nii et esmapilgul võiks öelda, et sükene müsli on täitsa söömist ja ostmist väärt ja pealegi seda on parasjagu palju, nii et kui sul on soov raha kokku hoida, siis täitsa võib seda soovitada. Aga paneme sellele asjale nüüd hinde ka, vaatame, mis ta saab. Mina siis alati kasutan oma sükest nagu 10 palli skaalat ja mul on 5 kategooriat, mida ma mõõdan. Ja esimene kategooria on hinnang sellele toidule, toidu enda kategooria mõttes. Ja nii nagu ma siin natukene ringi vaatasin, et väga paljudes müslides on palmiõli ja igasugused muud mingid, ma ei tea, mis tüüpi kõik siirupid, siis mina arvaks, et see müsli on nagu suhteliselt okei, et ma paneks talle 7 punkti. Siin on küll helbeid ja asju palju, et kui sa tahad veel panna sinna kuivatatud marju ja värke on ju, et siis ta võib minna huvitavamaks ja lahedaks, aga praegu ta on päris hea. Ma võtaks siit vähemaks maisi helbeid, sest see põhimõtteliselt ainult annab sulle energiat juurde, teeb selle makusamaks. Aga päris muidu hea. Siis üleüldises tervislikus mõttes, no see on kiudainete allikas, sa saad siit valku, saad süsivesikuid, sul kõht püsib täis, suhkurt ka natukene saad, on ju. Ta ei ole nüüd väga nagu rikkalik toit, et ma paneksin sellele siis nagu 6 punkti. Siis hind võrreldes kõikide muude müslidega siin ja kogustega, siis ma arvan, et hind on täiesti omal kohal, paneme 8. Nii, siis maitse. Maitse on hästi lihtne ja ma kiidaks seda müslit just selle lihtsa maitse poolest, et sa võid selle võtta põhjaks ja siis panna oma marjad ja oma rosinad ja oma pähklid, kõik asjad, mis sind huvitab, paned sinna, sa saad sellele veel oma maitse nüansi juurde lisada, nii et ma arvan, et selle võrra panen talle ka 7 punkti. Ja lõpuks viimane kategooria on siis asja väärtus, et kui sa tahad müslit süüa, kas sa saad selle kogemuse, selle toidu sealt, mida sa oled oodanud, ma arvan, et saab küll, ma võiks talle panna 8 punkti. Sellepärast, et esiteks hind on normaalne, hind on hea, kogus on suur, need asjad, mis seal sees on suhteliselt mõistlikud ja ta ei anna sulle meeletult palju suhkrut, vaid pigem ta rõhubki just kiudainete ja valkude peale ja süsivesikute peale, nii et ma arvan, et 8 punkti võiks olla müsli kohta. Ja püsib ka mõnda aega kodus, et sa ei pea nagu ostad, no siin on Saaremaa müsli 350 grammi, see läheb viuhti nagu paar korda sööd ja ongi läinud, on ju. Aga arvutame kokku, vaatame, mis ta saab. $7,2 punkti müsli kohta ei ole sugugi paha. Nii et täitsa soovitan. Hea suur kogus ja normaalne hind, normaalne koostis. Nii et saab ise oma maitsega ka seda veel timmida. Nii et head maiustamist. Aga näeme varsti jälle uute põnevate ideede ja mõtetega. Tšau!